Pea iga alustava startupi eesmärk on kaasata investeering, millele järgneb tavaliselt kiire kasv nii inimeste kui ka äri mõttes. Värbajatele ja personalijuhtidele on see sageli aga suur väljakutse, sest kust leida häid inimesi. Räägimegi täna sellest Scoro värbaja Stiina Pentjärvega. Stiina, milline näeb välja ühe värbaja töönädal ja kuidas see näiteks erineb tavalise ettevõtte värbamisest? Tere, Triin! Väga tore siin olla. Värbaja töö on väga paljuski sõltuv sellest, et kui palju on ettevõttes parasjagu vabu positsioone, mida tuleb täita ja kui palju on häid kandidaate, kellega siis tuleb edasi suhelda. Ja ongi nii, et ütleme mõni kuu tagasi võib-olla oli mul selline natuke rahulikum periood, et ma sain tegeleda rohkem dokumenteerimisega ja näiteks sain luua uue eesti keele testi meie kandidaatidele ja täna olen jällegi etapis, kus mul on 3-4 intervjuud päevas ja väga palju sellist kandidaatidega toimetamist. Et üsna põnev on ja ükski päev ei ole kindlasti samasugune kui eelmised, et sellist rutiinitunnet minu töös praktiliselt ei esine. Startupide puhul me räägime ka globaalsetest ettevõtetest. Kui sina värbad uusi inimesi, siis kus sa neid leiad? Eestist, maailmast, kosmosest? Igalt poolt tuleb leida. Aga Scoros me peame olema hästi tänulikud selle üle, et meil on oma töötaja soovitusprogramm ehk et meie enda töötajad on väga head Scoro saadikud ja nad levitavad head sõna ka oma tuttavate seas ehk et me leiame päris palju inimesi juba oma olemasolevate töötajate tutvusringkonnast. Aga ometi muidugi me ei saa puhtalt selle peale lootma jääda ehk et meie jaoks üks selliseid põhilisemaid kanaleid on kindlasti ka meie karjäärileht, mis on ühendatud Glassdoori kontoga ja aina enam tegelikult näeme seda, et kandidaadid ütlevad, et just Glassdoor on see keskkond, kus nad meie pakkumise on üles leidnud. Ja muidugi teeme ka alati Facebookis, Instagramis reklaami nii enda karjäärilehele kui ka sihitult siis konkreetsetele rollidele ja veel sõltuvalt positsioonidest kasutame erinevaid platvorme nagu näiteks Meet Frank, CV Online, teeme ise sourcingut peamiselt LinkedInis ja ütleme, kui otsime välismaal inimesi, siis on veel ekstra teised kanalid, näiteks Indeed, UK-s või teeme LinkedIni tasulist kuulutust. Nende platvormide valik on ju tegelikult väga meeletu. Kas sinul on omad lemmikud? Kas sa näed, et mõni platvorm toob rohkem kvaliteetseid kandidaate kui mõni teine? Hästi palju sõltub konkreetsest rollist. Et me nüüd hiljaaegu just otsisime endale näiteks finantspoolele inimesi ja nemad on minu silmis ikkagi veel sellised inimesed, keda leiab hästi CV Online'ist ja keda leiab ka näiteks erinevatest Facebooki gruppidest, kuhu on koondunud raamatupidajad. Ja samas ka näiteks hiljuti just otsisin disainerit niimoodi, et ma kammisin läbi erinevaid Facebooki gruppe, kuhu võiks disaineri kuulutust üles panna. Et tuleb olla hästi loominguline, aga ma ütleks, et minu lemmikkanal on ikkagi tõenäoliselt Facebook, et sealt me leiame väga kvaliteetsed ja head kandidaadid. Kas sinu töös on väga palju ka veel seda osa, kus sa pead nii-öelda headhuntima või otse mingisuguse inimeseni minema, sest just tema on see kõige õigem inimene, keda tuua uude ettevõttesse üle? Ja praktiliselt kõikide rollide puhul me ikkagi kõrvalt teeme toetava poolena siis ka sourcingut. Ehk et me LinkedInis kammime profiile läbi, võtame nendega ühendust ja hoiame kontakti, et kui meile ikkagi keegi täna ütleb, et ma olen lapsepuhkusel või et täna ei ole huvitatud, aga võib-olla aasta pärast, et siis me ikkagi jätame selle endale meelde ja me võtame nende inimestega aasta pärast uuesti ühendust ja küsime, et aga kuidas nüüd läheb, et hea meelega suhtleks edasi. Nii et nad jäävad selliseks kuuma kartuli kontaktiks? Absoluutselt. Ja. Kuidas ära tunda head töötajad? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et Scoro jaoks see on selline kombinatsioon, et me üritame näha inimese professionaalseid ja selliseid pehmeid oskuseid, nende motiveeritust ja uuendusmeelsust ja võimet töötada kiirelt kasvavas startupis. Ja kui ma ise näiteks teen intervjuud ja hindan kandidaati, siis minu jaoks on kõige olulisem see, et ma näen, et inimene on ettevalmistunud, et ta teab, kuhu ta kandideerib, miks ta kandideerib ja kui ma küsin, et miks just Scoro,
et siis ta silm läheb särama, et samamoodi nagu minul, kui mina räägin Scorost, mul läheb silm särama, siis ma tahan seda näha ka kandidaadi puhul. Ja kuna meil on Scoros selline hästi põhjalik värbamisprotsess, et meil inimesed kohtuvad väga mitmete erinevate tiimiliikmetega, siis ma usun, et koostöös nii tiimijuhi kui ka teiste tiimiliikmetega me tegelikult suudame need head inimesed välja filtreerida ja suudame neile pakkumise teha. Nii et inimene peaks tegelikult sobima kokku ka selle tiimiga, selle kultuuriga, mida igas ettevõttes natukene erinevalt viljeletakse. Meie puhul kindlasti, et Scoro väga palju ikkagi vaatab ka seda poolt, et mis inimene veel saab pakkuda lisaks enda oskustele. Ja kuna me oleme Scoros suutnud luua sellise väga toetava ja kokkuhoidva suure perekonna, siis meie silmis on oluline ka see, et iga uus inimene, kes tuleb, samamoodi sobituks meie perekonda. Ja lisaks veel juurde üks väike detail. Kui palju mõjutab sinu arvates kogu kandideerimisprotsessi hea või halb töökuulutus? Väga palju, kindlasti väga palju. Et meie enda töökuulutused proovime alati teha sellised, et seal on kõik oluline info kirjas, mitte midagi üleliigset ja see oleks visuaalselt atraktiivne, et näiteks enda karjäärilehel kõik kuulutused, mis meil üleval on, kõik need on seotud meie enda tiimiga, ehk et meil ei ole seal suvalisi stock-fotosid, meil on ainult meie enda tiimipildid, et inimene juba kandideerides näeks seda, milline on see keskkond, millised on need inimesed, kellega ta hakkab koos töötama ja väga paljud kandidaadid toovad seda ka vestlusel välja, et see pakkumine jättis mulle tõesti nii hea mulje, sest et ma juba pildi pealt nägin, kui säravad ja energilised inimesed teil töötavad ja kui õnnelikud nad tunduvad. Paistab, et värbamine ja uute inimeste leidmine on kindlasti väga suur protsess, mis algab juba tagatoast ja suure ettevalmistustöö tegemisest. Aga nagu selgub, on väga oluline ka endast hea mulje jätmine ja näiteks ka väga tabava ja ägeda postituse tegemine, kus sa näitadki ära, millist inimest sa võtsid. Aitäh seda, Stiina! Aitäh! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.